20. sajandi esimesel kümnendil imbub jalgpall teatud osa noorukite ellu tagaukse kaudu. Vene tsaaririigis levivad revolutsioonilised meeleolud, mis haaravad ka noorsugu. Vabas õhus korraldatakse koosolemisi, kus loetakse eesti kirjandust, arutatakse maailma ja rahvuslike probleemide üle. Üheks kohaks, kus kokku saadakse, on Russalka monument. Kuna suuremad avalikud koosolemised on võimude poolt keelatud, siis võtavad poisid kaasa jalgpalli, et teeselda, nagu hakataks hoopis palli togima. Palli mängitaksegi, aga ajapikku võtavad need vutilahingud aina tõsisema kuju ja alllinnast kolitakse Lasnamäele, kus lõpuks seatakse end sisse nõnda nimetatud valge majaka juures, mis töötab praeguseni ja on punaseks võõbatud. Tänapäeva inimesele on parimaks orientiiriks Kumu, Eesti kunstimuuseum, mis asub just toonase peamise jalgpalliplatsi lähedal selle Lasnamäe järsaku all. See oli nõnda nimetatud Lasnamäe ajastu algus, kui linnas puuduvad veel korralikud väljakud, aga lagedal Lasnamäel tekib mitu platsi, kus peetakse kõik olulisemad kohtumised nii isekeskis kui ka Tallinna sadamas peatuvate Vene, Inglise ja Rootsi sõja ning kaubalaevade meeskondadega. Nädalaleht Esmaspäev, millest kujuneb 1920. aastate alguse suurima tiraažiga väljaanne, nimetab oma esimeses numbris Lasnamäge tabavalt jalgpallimäeks.